tulema kuuma kohtingu saatesse, millel nimeks Vali mind. Üks, kelle me täna õhtul siia välja valinud oleme, on Rutt, kes on nii-öelda uus tüdruk. Ja Rutt, sulle selline küsimus. Kui tavaliselt tüdrukud ütlevad, no mulle meeldivad pikad mehed, siis sina oled väga konkreetselt öelnud. Sulle meeldivad mehed, kes on vähemalt 182 sentimeetrit pikad. Millest selline täpsus? Arvatavasti eelmisest kogemusest. Et 182 ei ole lühike ja ei ole pikk. Selge pilt. Ehk et sinu eelmine selline meessõber oli 182 sentimeetrit pikk ja siis sa vaatasid, et päris ponks on selline õige pikkus. Kui pikk sa ise oled? Naiste käest vanust ei küsida, aga pikkust ikka võib ju küsida. 1,67 m. Paganama pihta. Küll see televisioon on maagiline. Ma olen umbes 174. Pluss kontsad. Ma palun stuudiosse vaba ja vallaline mees. Astu sisse. Tere, mina olen Sander, ma elan Tallinnas. Tere, Sander. Rõõm sind saates näha. Anna see reis minu ette, ma panen selle siia. Siis sa ei pea seda mudima. Sa astusid sisse väga laheda looga. Noored on hukas. No kui vana sa siis ise oled, et sa sellise looga juba siia peale astusid? No ma tunnen ennast väga noorelt, aga tegelikult olen 21. 21? Selge pilt, nii et tüdrukud teate, aga teil tuleb teha nüüd oma esimene otsus. Kas te tahate minna Sandriga reisile või mitte? Tehke oma valik. Nii, tüdrukud on oma otsuse teinud. 6 tüdrukut on praegu jätnud puldid põlema, see on hea märk. Ma lähen uurin, mis tüdrukutel viga on. Kohe saame teada. Kristiina. No muusika oli väga hea, ma mõtlesin, et vaatame edasi siis, mis seal ikka. Ta näeb välja liiga pailapse moodi ja jääb puudu sellest macho sellest. Sellest möirapullist? Jah, sellest möirapullist jääb, no tšut-tšut jääb puudu. Tee korra sellist möirapulli, pane käed puusa näiteks. Noh, hoopis teine vees. Palun. Kohe oleks tahet sisse tulema, käed puusas seisma, mida on? Kõik, keegi poleks pulti juurde. Järgmine kord tead. Olgu, aga nüüd tüdrukud, me oleme Sandrist teinud väikese videolõigu, kus te näete tema elu, milline tema elu on, millega ta tegeleb. Palun käivitame video. Ma tulin IT kolledžisse sellel aastal 2011 ja tulin õppima IT eriala administreerimist. Varem olin Tallinna Polütehnikumis tegelenud programmeerimisega enamuse ajast. Ma hetkel juba töötan Tallinnas programmeerijana firma Saksa seltsis Spintech ning ma usun, et kindlasti jään ma sinna edaspidi tööle. Arvutite eriala ja üldse arvutid hakkasid mind huvitama juba lapsest saati, kui ma sain oma esimese arvuti ja sealt juba tekkis suvi. See on minu tuba, siin on pesumasin, mille ma võitsin Kuuma hinna saatest. Siin on lastehaigla toetusfondi kogumiskarbid, millega me kogusime lastehaigla toetuseks loomaaias 1. juunil üle 600 euro. Siin on Svingi lotoga võidetud 10 000 krooni. Käisin saates, sain peavõidu ning sellel suvel käisin hüppamas Nurmsi lennuväljal 600 meetri kõrguselt langevarjuga. Kõik need mänguasjad, mis siin kapi peal on välja tõmmatud mänguasja automaatidest. Kõik, mida siin toas nägite, on üks osa minu elust ning teine osa minu elus on piljarditurniiride korraldamine. No nii! 2 põlevad veel. Järelikult on kõik väga hästi. 2 tüdrukut on täiesti sinu lainel, vaata nad omavahel sohistavad. Mina võtan, ei mina saan ta endale. Näed, nad juba vaidlevad väga hea. Kas võtab vähe jala värisema ka, et ainult 2 tüdrukut?
Ikka. Natukene jah? Ma eelistan natukene tüdrukuid. Kes see siin oli? Signe! Signe, ütle palun. Sina vajutasid nuppu siis, kui tulid pehmed mõmmikud ja Donaldid. Mis puhul sa siis vajutasid? Ma ei arva, et see on päris õige, et täiskasvanud mehel on nii palju pehmeid mänguasju kodus. Need olid ju võidetud asjad. Ja see on tore, aga samas ta tegeles ju hea tegevus. Miks ta neid siis lastele ära ei anna? Need olid tema omad, nad võitnud. Ma saan aru, te siin Janeliga juba rusikad välkusid. Mis sulle meeldib Sanderis? Ütle kõigile, siis saavad teised tüdrukud ka teada, kes juba punaseks on vajutanud. Kui te ausalt tahate teada, sest mina olen oma elukogemustest näinud, et iga sitimehes ja siukses natuke nohikulikust kutis on peidus selline tõutäkk, et päriselt. Sanderi näost võib seda välja lugeda küll. Ma räägin kogemustest. Arusaadav. Itimees, võrdusmärk vahele, tõutäkk. Lahe. Kuidas sa üldistad niimoodi? Ei, ma ei üldista üldse. Janeli, sina ka ei ole nuppu vajutanud. Nii, mis on sinu selline, sina näed itimees, võrdusmärk ja mis? Itimees on tantsulõvi. Tantsulõvi! No vaata, mis tuleb välja. Küll oled sa tõutäkk, küll oled sa tantsulõvi. No ütle siis, oled sa tõutäkk? No Black Rocketi tõutäku lugu on üks minu lemmikutest. Vaat nii, väga õig. Ma oleks selle valinud isegi sisenemislooks. Mismoodi on see võimalik, et selline säde ja sära siin juba on? I love you, ma sain aru, juba tuli ja kõik mis muus. Janeli, mina seda asja nii ei jätaks. Külje pealt kontsaga proovi kuidagi tee midagi. Ja muuseas neid mänguasju, neid ma kingin ainult kõige parimatele tüdrukutele. Ahaa, nii et Evelin, sina saad selle Donaldi endale, mul on küll. Olgu, aga üks asi on meid veel ees ootamas. Nimelt, kui teised poisid püüavad tüdrukute südameid võita mingisuguse tegevusega, siis Sander on sellest loobunud. Kuna ta on üdini aus inimene, siis meil on siin täiesti tõehetk praegu käsil. Ning te võite küsida Sandri käest absoluutselt mida iganes soovite. Esimesena võib oma küsimuse esitada Evelin. Kas sulle Star Wars meeldib? Kas sulle meeldib Star Wars? Üldiselt mitte. Janeli, sinu küsimus. Ma tahan teada, millal sa viimati ülikonda kandsid? Ülikonda kandsin ma paar aastat tagasi oma lõpetamisel. Ei, isegi sellel aastal juba. Ja kus? Janeli ja Evelin, teie otsustada nüüd on, kuidas see jutt teile praegu meeldis. Kui see meeldis teile, jätke oma pult põlema, kui aga ei, vajutage punaseks. Tehke oma valik nüüd. Tehke oma valik nüüd. Nüüd, Sander, on sinul võimalus vastupidi nende tüdrukute käest midagi küsida ja nende kohta võib-olla rohkem teada saada. Nii et ole hea, esita nendele see küsimus. Kuhu te sooviksite minna reisima ja miks? Ükskõik mis koht. Evelin. Mina tahaks ilgelt kuu peale minna näiteks. Ma ei tea, mulle rämedalt meeldib kuumaastik. Kuule, sellepärast, et kuul on laemaastik. Väga hea. Nii. Janeli. Mul ei ole kindlat kohta, kuhu ma tahaks minna. Aga kui ma päris ausalt ütlen, siis mulle meeldib spontaanne eluviis ja ma läheksin ükskõik kuhu. Ja kuna saates on ümbrik, kuhu me ei tea, kuhu meid saadetakse, siis mulle see täiega meeldib. Nii et kõik, mis siit tuleb, kõik sobib. Väga hea. Lisaksin siis enda kohta veel midagi. Sa tahad enda kohta midagi lisada? Jah. Väga hea, lisa. Spontaansuse koha pealt. Ma olen väga spontaanne. Ma võin otsustada, et homme ma sõidan kuhugi. Vot, selline asi. Aga nüüd pead sa spontaanselt tegema selle otsuse, et ühe tüdruku pultidest vajutama punaseks. Ole hea, mine tee.
selle üle on ainult hea meel. Sander on oma valiku teinud enne siia lavale astumist. Valis ta endale välja ümbriku. Ole hea. Ava. Ja nüüd teil kaks, minge reisile! Peale seda, kui esimesed puldid kõik punaseks läksid, siis peale seda oli mul nende valgete vahel juba lihtsam valida. Mulle meeldis see, et ta nägi natuke teistmoodi välja ja et ta tundus selline attitude oli hoopis teine kui kõik teistel. Et ta oli natuke rohkem tagasihoidlik, aga küll ma selle välja võlun tast. Please. Päris.